Tuli ära. Jep, tänases saates silmailus 100%. Te vaatate Tuuled muusikas seksisümbolite erisaadet. Aga enne kui meil kõigil kõrvast mett voolama hakkab, on meil üks väga oluline teadaanne teile, head vaatajad. Tänase saate erikülaliseks on meil Brigitte Susanne Hunt. Jep, Brigitte Susanne Hunt on siis kuum blogija, kes teeb seda lausa mitu korda päevas. Aga las ta ise ütleb, mitu korda ta seda siis päevas täpsemalt teeb. No ikka 3 korda päevas olen ikka teinud. Nojah, Brigitte on ju tõeline seksisümbol. Vähe eive, kuulake seda ja ainult ühe partneriga päevas Brigitte küll kollääbida ei viitsi. Üks jääb väheks. Oh, seda püha kombelõtvust / peale hakkamist. Ja see pole veel kaugeltki mitte kõik, nagu öeldakse ühes toredas telepoes. Meil on jõudnud kuuldused, et ta ei tee seda teps mitte tasuta. No üha hullemaks läheb, aga mis summadest me siis, Sander, üldse räägime? Need on tegelikult kõik kuuldused ja kõlakad, aga õnneks meil on olemas YouTuber Luik. See mees on uuriva ajakirjanduse lipulaev Mihkel Kärmase parem käsi. Kas see on see sama vend, kes Kärmase käsul puuõõnes oma tšakraid avamas käis? Ei, puuõõnes käis ikka Kärmas ise, naiste riided seljas. Luik on ikkagi padu hetero ja usu mind, YouTuber Luik paneb iga naise rääkima, isegi Brigitte. Ohoo, no lendame siis peale, härra Luik, ja tõmba Brigittele üks kõne, uurime siis palju sellise püssi rent üldse tänapäeval maksab. Hallo? Ja, tere! Räägite eesti keelt ka? Ja, ikka andis keeles räägingi. Brigitte on kuidagi väsinud häälega. No, kui sa teed ju raadiot iga päev ja muid asju ka veel 3 korda päevas, siis inimene ongi väsinud. Okei, Luik, aga lase edasi. See tuleb sul, ütlen ausalt, suurepäraselt välja. Neiu 22 aastat vana. Ja, Väga tore. Mul õnn naeratas just. Et ma olen Kristiines. Kristiines? Ja. Ja kui palju tund maksab? Mul on 1 korra hinnad. 1 korra hinnad? Ja. Kuule, Luik, ütle talle, et meil on vaja teada vähemalt 3 korra hinda, et me kuulsime, et talle meeldib 3 korda päevas. Äkki me lepime mingisuguse sümboolse summa kokku? Kuidas see siis kokku leppida, sellepärast, et praegu on esiteks nädalavahetus ja helistamise on väga palju nagu. Ma võin sulle nagu pakkuda mingi summa. Ma pakun sulle 5 sottiga, ma teen nii palju pauku, kui ma tahan. No väga hea, suurepärane ju. Oi, Luik, kui see deal nüüd läbi läheb, siis saame Brigittet sügishooaja lõpuni oma saadetes kasutada. Jep, 5 sotti on igati ok, ma arvan. No, kui mitu korda see võiks olla? Kui mitu korda? Ma ei oska sulle öelda, ma lihtsalt... No, umbes. Ma arvan, siuke 15 pauku. 5 sotti 15 korra eest on liiga vähe. No, ütle mul oma hind, mis sa 15 korra eest tahad? Ma arvan, et umbes 15 korda. No, 1000 on lagi, mis ma pakun. Kuule, paku talle 15 saate eest, tonn 500, 100 euri saade, elame üle, aine. 1500, lagi. No, tema algul siis, ma ei tea, tema tonn 200 siis. Mis asja? Me pakkusime talle asja 1500 15 saate eest ja tema tingis hinna 1200 euro peale. Brigitte, ise oled veel Tartu ülikooli lõpetanud. Tundub, et see naine teab oma väärtust väga hästi. Tonn 200. Ja, et siis 1100 ja 1100 tunni eest. Oota, mis asja? Oota, kuidas? No ma mõtlen, et tonn 200 vaata 15 korda, aga nagu, et me 2 tunni siis ära mahutasime. Oota, las ma kalkuleerin. Ühes tunnis on 12 5-minutilist episoodi, aga me oleks vähemalt vaja 15 ju. Tehad, vahet pole, maksame talle suurema summa, aga maksame rublades. Jah, väga õige, sest et ühikuid ei maininud ju. Jess, kuule, Luik, ütle talle, et me maksame talle 50 tonni, kui mehega kaasa võtab. Mul ei oleks vahet, kui sul kutt ka tuleks, et peaasi, et see, et sina oled eesotsas, mina olen keskel. Mina tahan keskel olla. Oot, Luik, stopp korraks. Saatejuhid ei ole kunagi stuudios üksteise taga, nad on kõrvuti nagu meie siin Siimuga. Hesburgeri järjekorras võid üksteise taga olla. Täpselt. Kui see ei sobi, siis ei sobi. No näed, Luik, ma sain kohe aru, et sa oled arusaja inimene, aga positiivne on see, et meil on nüüd Brigitte Susanne Hunt, kes 50 000 rubla eest meiega siin järgnevad 15 episoodi kaasa teeb. Vaat see on alles jackpot.
aga nagu öeldakse, töö niidab tegijaid ja kebime Brigittega nüüd treeningsaali kollääbima. No nii, siin ta siis ongi laivis ja otse-eetris ning 50 000 rubla kontol. Mina olen Brigitte ja ma olen reaalselt väsinud sellest, et ma pean kogu aeg lugema interneti kommentaariumitest, kuidas mu tagumik ei ole üldse nii penkis. Tõepoolest, Brigitte, su tagumik ei ole nii kuum nagu Igor Mangipepu. Jah, tõepoolest viimasest on saanud ju praegu tõeline klikimagnet kollases meedias. Tõesti, kes oleks osanud arvata, et Eesti kuumim Pepu aastal 2018 kuulub väärikas eas vanahärrale. Tahaks endalegi sellist. Tead, aga tee screenshot, prindi välja ja raami ära. Tegelikult see on täitsa väärt mõte, kuigi mind huvitab täitsa see asi, et kes küll viitib sellest vaest meest jälitada. No kes see muu ikka, kui see vana hea luusiv ajakirjanik Mihkel Kärmas? Luusiv ajakirjanik Mihkel Kärmas. Kuule, Mihkel, ole nüüd mees, saa ühest asjast aru. Mang on su lihtsalt ära kaetanud ja nüüd sa jahidki elu lõpuni vanameest tagumikke oma üsnagi nigela superzoom fotoaparaadiga. Tead, Sander, Brigitte, Susanne Hunt pole küll ainukene, kes ennast suveks punni ajamas on. Täpselt nii, Siim, meie head vaatajad. Kas te mäletate seda tuntud lehmavarast? Teeme ühe väikse tagasivaate. Ja tänane teema, lehmavargus päisepäeva ajal. Ehk siis lugu sellest, miks ja kuidas YouTuberist räppar Kappa juustukaupluse reklaam lehma ära varastas ja selle hiljem tagasi tõi. Täpselt nii, Kappa baby, Kaspar Kolk on tagasi, suurejooneline comeback. Võta rahulikult tiiger, meil pole kiire. Ja ta on tagasi vanas eas jõusaalis. Täpselt nii, kus siis mujal veel Kappa olla võiks, aga kui nüüd Brigitte teeb tõsist tööd oma kanniga, siis mis sa arvad, Siim, millisele kehaosale meie Kappa baby sel suvel kõige rohkem rõhku paneb? No nii, las ma võrdlen neid before ja after pilte. No tundub, et siin pole vist mingit kahtlustki, et ta treenib oma pead. Et vaata, kui suureks ta selle treeninud on. Õige, unustage six-pack ja trimmis Pepu, sellepärast, et selle suve trend on suur pea. Vaadake neid kutte seal taga ja nad tunduvad päris kadedad olevat. Aga kui nüüd mina ka endale seda suurt pead tahaksin, et mis ma üldse tegema pean või kuidas pead treenitakse? Tegelikult on üks lihtne harjutus. See on salaharjutus, seda jagatakse vaid väga raske raha eest, aga hea oli, et ma sain selle pennigi maksmata, käisin hoopis varjatud kaameraga jõusaalis luurel. No nii, Kappa võtab siis hantlid kätte, need on väga muljet avaldavad, aga harjutus ise ütleme nii, et tegemist ei ole võib-olla just meesterahvale sobiliku harjutusega. Seda küll, aga see on ainus võimalus, kuidas endale suur pea saada. Tead, ma vist ikkagi jätan selle suure pea hulluse sellel aastal vahele, et ma olen enda peaga väga rahul. Õige mõte, suure peaga on sama case, mis tagumikuga pumpa, palju sa pumpad, aga lõpuks tuleb ikkagi Igor Mang. Head sõbrad, nüüd siis kõige tähtsama teema juurde. JBL Go kõlar, sinist värvi koos kasutusjuhendiga. Lubasime selle nüüd välja loosida, et kõik oleks aus, siis meie auväärt žürii koosseisus Siim Taba, Sander Valge on otsuse teinud. Palusime kommenteerida ja kommentaare tuli tegelikult päris palju. Tuli küll ja neid tuli ikkagi siin üle 100 julgelt ja me leidsime kõige parema kommentaari enda arvates. Mr. Erolos kirjutab, mul kärssasid vanal Sigullil kõllid ära. Hea meelega lükkaks JBL Go armatuurile ja paneks patuse poole põksuma. Nii et Mr. Erolos, sinu võimalus, JBL Go, kirjuta meile enda kontaktandmed YouTube'i postkasti ja paneme selle smartpostiga sulle teele, nii et sinu jaanipäev tuleb kindlasti lõbusam, sellepärast et patune pool Sixi armatuuril hakkab korralikult põksuma. Aga meie näeme juba järgmine kord ja nagu ikka, like, comment, subscribe ja olge tugevad. Tšau! Tšau!